Ma ei tea, kas ta läheks Moskvasse. Võib-olla ta läheks. Kas sina läheksid Moskvasse? See on raske, seal on palju Ukraina droone. See on ohtlik koht. Ta ei taha olla koht, mida omada. Näite, aastaid tagasi andis noor Vene opositsioonipoliitik Boris Nemtsov intervjuu, kus ta ennustas täpselt, kuidas Vladimir Putini valitsemine lõpeb. Ta ütles, et Putin hoiab hirmumasinat töös seni, kuni see enam ei tööta. Ja kui see enam ei tööta, tuleb kokkuvarisemine mitmest suunast korraga. Tavalistelt kodanikelt, kes lakkasid kartmast, rindel läbikukkumistest, mida Kreml enam varjata ei suutnud, ja muidugi eliidiklassilt, kes vaikselt pöördus selle mehe vastu, kes oli lubanud neid kaitsta. Arva ära, mis juhtus. Nemtsov mõrvati vähem kui aasta pärast seda intervjuud. Ta mõrvati selle eest, et ta ennustas Putini langust. Ja sel nädalal, aastaid hiljem, aastaid pärast seda intervjuud, näib, et kõik, mida ta ennustas, juhtub nüüd ühel ja samal ajal. Tegelikult on meil nüüd Venemaa kodanikud, kes nõuavad Vene ametnike hukkamisi, nagu Stalin omal ajal korraldas. Meil on Vene oligarhid, kes on tegelikult sellest samast sõjast kasu saanud. Nüüd pöörduvad nad Putini vastu. Selles videos tahan ma teile täpselt selgitada, miks venelased nüüd avalikult nõuavad oma ametnike avalikke hukkamisi. Mida räägib ühe kuberneri täielik ja alandav isiklik kokkuvarisemine meile kütusekriisi kohta? Ning muidugi, miks FSB agendid lasevad vaikselt Vene oligarhidel ja propagandistidel avalikult Vladimir Putinit kritiseerida. See annab aimu sellest, mis tulevikus ees ootab, ja see ei tõota Putinile midagi head. Alustame sellest, milline nägi sel nädalal välja Nemtsovi ennustus, sest tavalised venelased nõuavad nüüd avalikult, näod kaamera ees, et Venemaa ametnikud, kes riiki alt veavad, tuleks maha lasta, nagu Stalini ajal tehti. Tundub, et Putin tõesti taastab Nõukogude Liitu. Kuulake ja pöörake tähelepanu sellele, mida ta ütleb. Mehed, mul on tõesti meie inimestest kahju. Sõidan mööda linna ringi ja vaatan. Igal pool on järjekorrad. Järjekorrad ulatuvad miilide kaugusele. Mõnikord seisavad inimesed järjekorras 5 tundi, 6 tundi. Sel ööl lahkusin kell 2. Kell 3:30 saime sõbraga tema autosse bensiini. Oli juba 4:30. Jõudsime koju, magasime 2,5 tundi, siis tagasi tööle. Tänu nendele kuraditele, kes ei armasta oma rahvast, kes röövivad oma rahvast, kurat tahaks nagu Stalini ajal nad lihtsalt seina äärde maha lasta. Kuidas sa saad sundida oma enda rahvast? Kas te inimesed ei võiks seda aega kulutada õnnele, tervisele, tead küll? Meil on nii palju plaane oma pere jaoks, puhkuseks, ja nad seisavad nendes järjekordades bensiinijaamades. Ja siis mõnikord öeldakse viimasele inimesele pärast seda, kui ta on 3-4 tundi seisnud, et bensiin on otsas. Kas sa kujutad ette, kuidas ta end tunneb? Kes sa enda arvates oled? Kas sa oled üldse inimene või mitte? Alles mõned aastad tagasi, enne selle sõja algust, enne seda täiemahulist sissetungi, oleks Aleksei Navalny olnud surnud juba selle eest, kui ta oleks öelnud avalikult kas või murdosa sellest, mida see mees ütles. Ta kandideeris lihtsalt Vladimir Putini vastu. Ta tahtis, tead küll, saada presidendiks, teha Venemaa paremaks ja selle eest ta suri Gulagis, mürgitatud FSB agentide poolt. Ja nüüd kutsuvad Vene kodanikud avalikult üles mahalaskmistele. Loomulikult on oluline meeles pidada, et see ei juhtu sellepärast, et venelased oleksid äkitselt avastanud julguse. See juhtub sellepärast, et Putini loodud hirmumasin ei tööta enam nii nagu varem. Selleks on põhjus, miks Vene kodanikud seda praegu teevad. Ja see põhjus on seotud kütusekriisiga, mida kogeb nüüd peaaegu iga Venemaa provints. Vaadake seda raportit. Venemaal on praegu bensiiniliitri hind umbes 300 rubla. See teeb umbes $15 galloni kohta riigis, millel on maailma suuruselt teised tõestatud naftavarud. Võrdluseks olen kindel, et mõned teist on kuulnud, et Euroopas on kütusele väga kõrged maksud ja sellepärast maksavad eurooplased oma kütuse eest väga kõrget hinda. Aga isegi siis maksavad nad umbes $8-9 galloni kohta. Siin Texases maksame meie $3-4 galloni kohta. Seda hoolimata sellest, et hinnad tõusid pärast Iraani sõda. Venemaal maksavad nad $15 galloni kohta. Ja see on siis, kui nad üldse bensiini leiavad. Ja arvake ära, mida Kreml samal ajal teeb, kui venelased kannatavad. Vaadake ise. Vene võimud on teatanud, et nad lõpetavad iganädalaste bensiini hindade avaldamise. See on vana hea Hiina kommunistliku partei käitumismuster, mida Hiinas pidevalt kasutatakse. Kui andmed ei meeldi, siis ära lahenda probleemi, vaid kustuta lihtsalt numbrid ära. Täpselt seda Kreml teebki. Kahjuks on sellist probleemi väga raske varjata.
Vaadake, kuidas Vene tänavad praegu välja näevad, eriti need tänavad, kus asuvad bensiinijaamad. Ja nagu sellest veel vähe oleks, süüdistavad venelased otse Vladimir Putinit. Ma ei tea, kas te kuulsid selle klipi taustal muusikat, aga see laul kannab nime Vladimir Putin, sein maha. Ja just seda mängivad venelased, kui nad on bensiinijaamas järjekorras kinni ja üritavad kütust saada. Tegelikult on nad mõnikord seal kinni päevade kaupa. Mõned raportid, mis meile laekuvad, räägivad sellest, et inimesed on järjekorras kinni 5 päeva. Ja sellest hoolimata ei saa nad isegi seda, mida tahtsid. Nüüd, selle olukorra tõttu on meil üks naljakamaid lugusid, mida ma kunagi olen kuulnud Venemaa poliitiku kohta. Pean silmas järgmist. Venemaa Volgogradi oblasti kuberner ütles venelastele, et kuulge sõbrad, mingit kütusekriisi ei ole. Lihtsalt ärge varuge kütust, sest probleemi põhjustate teie ise, mitte kütuse puudus. Ta ütles põhimõtteliselt inimestele, et kõik ostavad rohkem, kui neil vaja on ja sellepärast ongi puudus. Ja tead mis veel? Kogu selle aja, kui ta avalikkusele valetas, jäi ta ise teel toppama, sest tema autol sai kütus otsa. Ma arvan, et nüüd ta mõistab, et kütusekriis on tõesti olemas. Kujutage nüüd ette, kui isegi kuberner ei saa oma autole kütust. Kui halvasti siis Vene kodanikud kannatavad? Selles järgmises klipis on üks vene naine, kes tõesti kaamera silma ees emotsionaalselt murdub ja selgitab, et ta peab toime tulema mitte ainult kütusekriisiga. Tema äri ei ole enam kasumlik inflatsiooni tõttu. Ta ei saa kellegagi ühendust võtta, sest ta on järjekorras kinni ja internetti pole. Ei ole. Ma arvan, et peaksin olema täpsem, kui räägin internetist. Venemaal pole mobiilset internetti, sest Putin kardab Ukraina droone. Ja kõigele lisaks jõuab sõda nüüd ka koju. Vaadake seda klippi. Ma lihtsalt ei magama. Ma olen lihtsalt šokis. Bensiinijaama töötaja kõndis just mööda kõigist järjekorras olevatest autodest ja ütles, et täna bensiini ei saa. Nad ütlevad, et täna pole üldse bensiini. Me elame 21. sajandil tehnoloogia ajastul. Üks juuksekarv. Meil pole levi. Ma ei saa isegi oma mehele hädaolukorras helistada. Ma ei saa oma äri korralikult juhtida. Meil on kahjud. Me läheme kahjumisse. Me ei saa sõna otseses mõttes midagi teha. Me ei saa oma autosid tankida. Mul pole isegi piisavalt, et koju sõita. Täiesti hull. Just sellepärast paluvadki Vene propagandistid, kes sõja alguses seda sõda toetasid, nüüd abi. Nad anuvad ukrainlastelt halastust. Vaadake ise. See on üks Telegrami kanalitest mees, kes põhimõtteliselt kajastab sõda venelastele ja nüüd ütleb ta nii. Omski rafineerimistehas lasti õhku. Nii et bensiini pole üldse saadaval. Ukrainlased, palun, aitab küll. Me oleme ju vennasrahvad. Lõpetage meie ründamine. Ja siis on meil sarnane postitus, veel üks, mis levib kulutulena. Vaadake ise. Meil on veel üks Vene kodanik, mitte propagandist, kes räägib, kuidas neil pole isegi 3 päeva jooksul võtit olnud. Samuti pole neil 5 päeva jooksul kütust olnud. See on see lugu, millest ma rääkisin, kus inimesed on olnud 5 päeva bensiinijaamas järjekorras ja neil pole ikka veel kütust. Selleks hetkeks loobuksin ma lihtsalt oma autost. Aga jällegi, me ei tea kogu olukorda. Võib-olla on neil seda töö jaoks vaja või midagi sellist. Aga kui ma pean nii palju aega raiskama, siis ma enam kütust ei osta. Nüüd viib see meid olulise punktini, kus Vene kodanikud, tavalised inimesed või siis Moskva eliit hakkavad märkama, et valitsus ei ole üldse valmis ühiskonna eest hoolitsema. Ja see viib meid teise ennustuseni, millest me video alguses rääkisime, kus inimesed saavad aru, kui halb Putini valitsemine tegelikult on olnud. Ja siis pöörduvad nad juhi enda vastu. Vaadake seda klippi, kus üks vene naine räägib, et ta tahab lihtsalt rahulikku elu elada. Ta ei saa aru, miks Ukraina droonid tulevad Moskvasse ja äratavad ta üles. Põhimõtteliselt on see tema suurim kaebus, et ta ei saa piisavalt magada. Vaadake ise. Droonid lendusid taevas alates kella 4:30 hommikul. Ma ärkasin umbes kell 6:50 ja esimene asi, mida mu ema mulle ütles, oli meie kohal lendavad droonid, me peame midagi ette võtma. Ma poleks kunagi arvanud, et ma sellisel teemal videot teen. Aga ma arvan, et ma ikkagi teen selle ära. Ma ei taha sellele rohkem draamat lisada ega ennast ohvrina näidata. Ma tean, et Venemaal on praegu sarnases olukorras 100 000 inimesi. Ma võin kinnitada, et täna rünnatakse sihilikult mitut linnaosa. Neist ühes elan ka mina. Ljuberdse ehk Ljubertsi kotelniki. Ma näitan teile, mis praegu minu akna taga toimub. Suits tõuseb, sest droonid on tabanud mitut lähedal asuvat elumaja. Sodofoodi turg, White Dacha ja veel mitu kohta. Ma tunnen sellist ärevust esimest korda ja mul pole aimugi, mida sellega peale hakata. Ma ei karda elus eriti paljusid asju, aga täna ma kartsin. Mind hirmutab rohkem see, et keegi ei hoiatanud kedagi.
Ühtegi teadet ei saadetud, sireenid ei hakanud tööle ja kedagi ei evakueeritud. Kõik lihtsalt jätkub nii nagu enne. Teoreetiliselt võid sa lihtsalt ärgata selle peale, et droon lendab su majja või sa ei pruugi üldse ärgata. Muidugi, me ei hakka kogu olukorda põhjalikult lahkama, aga ma saan aru, kui kuradi väsinud inimesed sellest kõigest on. Selline elu, kus sa kardad, et võid raketi tõttu surma saada, ei ole normaalne. Puudub igasugune info selle kohta, kuhu evakueeruda või kuhu joosta. Kas me peaksime üldse majast lahkuma? Keegi ei hoiata kedagi mitte millegi eest. Kell on juba 10 hommikul ja plahvatused jätkuvad endiselt. Kas lendavad droonid sisse või on plahvatused asjadest, mis juba põlesid? Sest sihtmärkide hulgas oli ka nafta rafineerimistehas. Vanemad koos lastega jooksevad teadmatusest trepikodadesse, teadmata kuhu minna. Kui uudistes räägitakse Saksamaa probleemidest, siis tegelikult tragöödia ulatust hakkad mõistma alles siis, kui see sinuga juhtub. Täna lihtsalt istusin ja mu käed värisesid. See oli esimest korda mu elus meeletu ärevus, sest ma pole kunagi varem sellises olukorras olnud. Ja ausalt öeldes, see on täiesti perses. Pole selge, mida edasi teha. Ja ma ei saa aru, miks riik ei tee midagi selle lahendamiseks. See, et internet ei tööta ja VPN-i pole, ei aita olukorda kuidagi. Me ei saa öelda, et meie riigi territooriumil on sõda, aga samal ajal surevad tsiviilisikud. Ausalt öeldes, Me tõesti ei saa aru, kuidas me peaksime end sellises olukorras kaitsma. Ma tõesti ei saa aru, mida teha või kuhu joosta. Tema, Moskva oblasti kuberner, kirjutab väiksematest kahjustustest. Aga tegelikult toimub see, mida me näeme. Kannatanute arv pole kellelegi teada. Kui mõni riik arvab, et me tahame kellelegi halba, siis uskuge mind. Me oleme inimesed nagu teiegi, olgu see Ukrainas, Venemaal või kus iganes. Me tahame lihtsalt rahus elada. Me ei taha, et keegi oleks sõjas või et keegi tapetaks. Me pole seda kunagi tahtnud. Meil ei ole lubatud selliseid videoid teha ega üldse videoid teha ja neid avalikult üles panna. Siis selgitage tsiviilisikutele, kuidas sellistes olukordades ellu jääda. Kuhu minna ja kuidas jääda turvaliseks. Ja samuti, kuidas üldse mitte sattuda sellistesse olukordadesse. Me ei otsinud seda infot internetist ega keelatud sotsiaalmeediaplatvormidelt. Me ei teadnud, mida teha, kui ärkad kell 5 hommikul ja droonid lendavad sinu kodu poole. Võib-olla oleks siis kõik olnud lihtsalt kergem. nüüd tahaksin ma siia teha ühe kõrvalmärkuse, sest paljud inimesed, eriti need, kes toetavad Ukrainat, ütlevad alati, et Vene inimesed peaksid suunama oma viha Putini vastu. Miks nad lihtsalt ei tõuse üles ja ei kukuta teda? Ma mõistan seda argumenti, eriti kui sul on pereliikmeid Ukrainas, kes kannatavad Putini alustatud sõja tõttu. Aga ma mõistan ka paljude Vene inimeste olukorda, eriti nende, kes on sõja vastu. Pole lihtne tõusta valitsuse vastu ja neid kukutada. Tegelikult nägime just selle aasta alguses, mis juhtus Iraanis. 30–40 000 inimest tapeti vaid 2 päevaga, sest võimulolijad ei olnud valmis võimust loobuma. Ja võib kergesti väita, et Putin on täpselt samasugune juht, kes reageeriks samamoodi nagu Iraani juhid reageerisid selle aasta alguses Iraanis. Teda ei huvita, kui palju Vene inimesi oma elu kaotab, peaasi, et tema troon jääb alles. Aga vaata, mis on Putini võimule isegi ohtlikum kui see, et Vene rahvas saab aru, et ta on läbi kukkunud. Need on Vene oligarhid, kes tema vastu sõna võtavad. Ja see on tegelikult juba hakanud juhtuma. Vastupanu tuleb oligarhidelt, kes on sellest sõjast tegelikult kasu saanud. Inimesed, kellel on tehased, mis toodavad relvi Vene armeele. Need inimesed hakkavad nüüd sõna võtma. Siin on üks näide. Miljardäärid, kes sai Putini ajal rikkaks, hakkavad närviliseks muutuma. Andrei Melnikenko, Venemaa suurim tööstur, ütleb, et sõda lõhub Venemaa majandust. Ja kui midagi ei muutu, võib riik lõpuks laguneda, isoleerituks või sattuda Hiina kontrolli alla. Melnikenko ei ole keegi, kes oleks Putini vastu opositsioonis. Tegelikult on ta siseringi mees, kelle tehased toetavad sõjamajandust, nagu ma just ütlesin. Nagu enamik oligarhe on ta elanud Putini reeglite järgi. Tee raha, aga hoia poliitikast eemale. Aga nüüd ta räägib avalikult ja see ütleb meile midagi selle kohta, mis toimub eliidi kõige kitsamas ringis. Need pole isegi 1%, need on 1% 1% seast Venemaal. Ukraina sõda on jõudnud koju Venemaale. Ukraina rünnakud energiataristule tõid kaasa kütusejärjekorrad ja kaklused tanklates. Droonirünnakud isoleerivad Krimmi. Sunniviisiline sõjaväkke värbamine tekitab pahameelt. Suunamudijate sõja üle kurtmised levivad kulutulena. Melnikenko hoiatab Venemaad ohtlike stsenaariumide eest. Kokkuvarisemine anarhiasse, kus sõjapealikud võitlevad ressursside ja tuumarelvade pärast. Hiina domineerimine, kus Venemaast saab tooraine, tarnija ja puhvertsoon Ameerika vastu. Või elu Euroopa vaesunud äärealal. Melnikenko viimane stsenaarium on, et Venemaa pöördub sissepoole nagu Põhja-Korea. Suletud kindlus piiramisrõngas, ilma majanduskasvu ja kapitalita. Kremli siseringis arutatakse seda väidetavalt, kuid Venemaa jääks sel juhul püsivasse sõjaseisundisse kogu maailmaga. Mološenko ei ütle, et Putin tuleks eemaldada, kuid muutus, mida ta soovib, tähendaks ühe mehe valitsemise lõppu. Ta soovib, et Venemaa oleks välismaailma jaoks etteaimatav ja võidaks oma rahva poolehoiu ilma sunduseta. Kuid ta ei räägi demokraatiast.
Nüüd on oluline märkida, et ta ei ole esimene oligarh, kes sõja vastu sõna võtab. On olnud palju teisi ja mõned neist on kaotanud kõik, mis neil Venemaal oli. Aga mis siin ainulaadset on see, et tema on esimene oligarh, kes sõjast kasu saab või õigemini sai. Ma kahtlen, et ta saab pärast seda intervjuud veel neid sõjalisi lepinguid. Aga ta on sellest sõjast viimase 4 aasta jooksul kõvasti kasu saanud või õigemini varem kasu saanud ja nüüd räägib ta avalikult sellest, kuhu see sõda viib ja milline näeb välja Venemaa tulevik. Nüüd, mis on sellest veelgi huvitavam, on see, et FSB ei tee selle kõige jooksul mitte midagi. Kriitika tuleb mitmest erinevast suunast Putini ja Kremli aadressil ja FSB, organisatsioon, mille Putin sisuliselt nullist üles ehitas. Ta oli KGB ohvitser, KGB-st sai FSB. On palju väiteid selle kohta, et Putin pole kunagi tegelikult KGB-st lahkunud. Ja nüüd ei tee see sama organisatsioon oma tööd korralikult ja inimesed hakkavad seda märkama. Vaata seda raportit. Üha rohkem enneolematut näpuga näitamist Putini suunas Venemaal. Endistelt propagandistidelt nagu Remuslov, oligarhidelt nagu Melishenko ning isegi luureajakirja juhtkirjas, mis pilkab tema hiljutist kõnet Valdais. Kuigi need võivad olla orgaanilised ja koordineerimata frustratsioonipuhangud, viitab leebe või olematu reaktsioon sellisele otsekohesusele sellele, et FSB talub seda, mis omakorda tõstatab küsimuse, kui kaua see veel kestab. Kuid küsimus võib olla ka vastupidine. Kas FSB kavatseb tulevikus karmimalt sekkuda, kui kriitika ületab mingi piiri, mida FSB peab punaseks jooneks? Või vaatab FSB sellele lihtsalt läbi sõrmede, kuni Putin astub tagasi või juhtub midagi sarnast? Jällegi, me ei tea, kui toimuv on pretsedenditu. Nüüd tahan ma teile näidata ennustust, mille Putini opositsiooniliider tegi umbes 10 aastat tagasi. Tegelikult juba rohkem kui 10 aastat tagasi, pärast Krimmi annekteerimist. Boris Nemtsov, kes on olnud Putini vastu väga pikka aega. Tegelikult oli ta 90-ndatel üks vähestest inimestest, keda peeti Jeltsini võimalikuks järglaseks. See oli enne seda, kui Putin areenile tuli ja väga kiiresti tõusis. Putini tõus alates Peterburist lahkumisest kuni Moskvasse tuleku ja presidendiks saamiseni kestis vaid umbes 2 aastat. Ta tuli areenile ja jõudis väga kiiresti tippu. Kuid enne teda oli veel teisi, kes sihtisid seda kõrgeimat positsiooni ja Nemtsovi võis pidada üheks peamiseks pretendendiks. Noh, pärast Putinit ei olnud tema elu hea, sest Putin ei talu konkurentsi. Aga just nii ennustas Nemtsov Putini lõppu. Kuulake. Milline saab olema Putini lõpp? Ma arvan, et ta degradeerub ja vajub seniilsusesse. Ma usun, et temast saab veelgi julmem ja veelgi ebamoraalsem. Tõsiasi on see, et inimesed ei parane vanusega. Nad muutuvad ainult hullemaks. Ja kõik nende negatiivsed omadused avalduvad üha tugevamalt. Ja on selge, et suure võimu korral kiirenevad kõik need allakäiguprotsessid tegelikult veelgi. Ainult vene rahvas saab teda peatada. Kui vene rahvas mõistab, et neid juhib selline inimene, russofoob, kes viib riigi eneseisolatsiooni, kriisi ja konflikti kõigi naabritega. Kui vene rahvas sellest täielikult aru saab ja mõistab, siis loomulikult annavad nad talle adekvaatse vastuse. Ja Putin kaob sisuliselt. Praegu toimubki täpselt see. Ja tegelikult on mõned klipid, mis Vene sotsiaalmeedias levivad, lausa šokeerivad, kus inimesed räägivad avalikult, et olukord Venemaal läheb ainult hullemaks. Ja on mõned inimesed, tavalised inimesed Venemaal, kes loodavad, et see sõda lõpeb varsti, nüüd kui Ukraina on näidanud võimet rünnata sügaval Venemaa sees. Ja see tähendab, et nad saavad üsna pea normaalse elu juurde tagasi pöörduda. See on üsna levinud mõtteviis Venemaal. Aga nüüd on inimesi, kes vaidlevad sellele vastu, öeldes, et vahet ei ole, kui halvaks elu Moskvas, Peterburis või isegi teistes piirkondades läheb, sest Putin ei lõpeta seda sõda kunagi. Vahet ei ole, kui palju tavalised vene inimesed kannatavad. Putin jätkab selle sõjaga seni, kuni ta saab, mida tahab. Muidugi ei tähenda see, et nad kutsuvad Putini kukutamisele, aga need klipid ütlevad sisuliselt, et kui te tahate paremat elu, siis peate lihtsalt Putinist lahti saama. Kuulake. Pöörake tähelepanu sellele, mida see naine ütleb. Te peate aru saama. Te peate sellest väga selgelt aru saama. Unustage kõik illusioonid, et see lõpeb varsti. See ei lõpe. See jätkub edasi. See laieneb. See läheb hullemaks ja see eskaleerub. Ja kuni selle hetkeni, mil sõda lõpeb, kuni selle hetkeni, mil Putin viib oma väed Ukrainast välja, kogu Ukrainast, kaasa arvatud Krimmist, ei lõpe see mitte miski. See jätkub. Teie lapsed ei ole turvalised. Ja see kestab kogu selle aja. Ja Putin ei lõpeta sõda. Sest Putini huvides ei ole sõda lõpetada.
kui Putin lõpetab sõja, tähendab see, et ta peab tegelema kõigi nende probleemidega, mis on nüüd tema sõja tõttu tekkinud. Nad tulevad tema juurde küsimustega. Nad tulevad tema juurde probleemidega. Nad nõuavad temalt lahendusi. Millal sinu elus? Millal nende 26 aasta jooksul on sinu probleemid tegelikult lahendatud, meid kasvatati selles. Meid vormiti selliseks. Nii et nüüd oleme me nii uskumatult neetult iseseisvad. Aga me ei saa kellelegi loota. Mis paneb sind arvama, et sa nüüd üldse midagi oodata võid? Et su probleemid lahendatakse nüüd ära? Et sind kaitstakse nüüd? Millal on keegi üldse sinu probleemidest hoolinud? Kust need illusioonid tulevad? Et asjad saavad korda? Kas sa tõesti usud, et saad lihtsalt selle ära oodata? Kas sa tõesti usud, et nad lepivad seal milleski kokku? Et nad lahendavad selle ära? Ja kogu su elu läheb jälle rööpasse? Sa kasvasid selles riigis üles, sa elad siin, sa tead, kuidas kõik siin toimib. Kust sa sellised mõtted võtad? See läheb hullemaks. See läheb iga päev hullemaks. See läheb hullemaks iga nädal, iga kuu, iga aasta. Ja see venib ja venib ja venib kuni selle hetkeni, mil ta enam võimul ei ole. Vaata, PRF, ma ei tea, demokraat, liberaal, parempoolne. Mind ei huvita. See ei loe absoluutselt. Kõigi elu. Kõik ilma eranditeta Venemaal on praegu ohus. Kui sa jätkad selle fakti eitamist, kui sa jätkad kirjutamist, rääkimist ja väidad, et need on kõik mingid välised jõud, kellega meie valitsus väidetavalt võitleb, siis mul on sulle halbu uudiseid. Sa oled kas täielik idioot, argpüks või äraostetud. Teist võimalust ei ole. Kui vene inimese elu sulle tõesti mingitki väärtust omab, pead sa kogu oma olemusega sellele vastu olema, mis praegu toimub. Relvarahu, selle sõja lõpetamise, Vene vägede Ukraina territooriumilt, kogu Ukrainast ilma eranditeta väljaviimise pooldaja. Ja nagu sellest kõigest veel vähe oleks, ei saa Putin isegi rindel häid uudiseid. Vaadake ise. Alles hiljuti, just sel nädalal, vabastasid Ukraina väed Donetski oblastis Novokuznetski küla. Donetski piirkond on seesama piirkond, mida Putin on Ukrainalt nõudnud. Ta ütleb, et kui ukrainlased lihtsalt loovutavad selle territooriumi Venemaale, kogu Donbassi, siis ta lõpetab selle sõja. Ta nõustub relvarahuga ja kõik saavad tagasi minna rahulikku ellu. Kahjuks pole Putinil mingit mõjujõudu, et midagi sellist nõuda, sest Vene vägesid tõrjutakse rindel tegelikult tagasi. Ja ta ei pruugi seda isegi teada. Vaadake, mis juhtus umbes 2 nädalat tagasi. Putin pidas suure kõne, öeldes, et hei, me oleme Ukrainas veel ühe küla vallutanud. Meie armee liigub edasi. Tegelikkuses see aga ei vastanud tõele. 4. juulil pidas Putin suure konverentsi või siis avaliku sõjalise koosoleku. Sellisteks üritusteks meeldib talle end sõjaväe vormi riietada, kuigi tegelikult pole ta kunagi Vene sõjaväe liige olnud. Ta kuulus KGB-sse, mille kohta võib vaielda, kas see on osa sõjaväest või mitte, kuid ta ei olnud kunagi sõdur. Ta ei ole veteran. Sellegipoolest meeldib talle end sõduriks riietada. Ja sellel koosolekul andsid tema sõjaväeülemad talle ülevaate, öeldes, et Vene väed on vallutanud Donetsko linna. Te näete nime ekraanil. Ma näitan teile kaarti. Olen kindel, et ma ei häälda seda õigesti, kuid kahjuks see tegelikult ei vastanud tõele. Ja mitte ainult ukrainlased ei öelnud, et see uudis ei vasta tõele. Ka Vene sõjapropagandistid tegid sama. Midagi sarnast juhtus ka eelmisel aastal oktoobris, kui Vladimir Putin rääkis Kupjanskist. Ta ütles, et Vene väed on Kupjanski vallutanud, nii et ärge muretsege. Muide, kui sa oled välisajakirjanik, siis sa võid tegelikult tulla ja vaadata Vene vägesid Kupjanskis. Meil tuleb 6 tunni pikkune relvarahu. Tegelikult ei võtnud keegi seda pakkumist vastu, kuid see põhjustas Venemaal palju pahameelt, sest sõjapropagandistid teadsid, et Kupjansk ei olnud Vene kontrolli all. Miks siis Putin ütleb avalikult, et see on Vene kontrolli all? Nüüd, nagu te teate, on Venemaal selline harjumus või poliitika, et kunagi ei süüdistata tsaari. Alati süüdistatakse tema ümber olevaid inimesi. Nii et kõik inimesed Venemaa sõjapropaganda tööstuses või kõik, kes sellesse tööstusesse kuuluvad, hakkasid süüdistama Gerasimovit, kes on Vene sõjaväejuht. Putinit nad ei süüdistanud. Nad hakkasid rääkima, et just Gerasimov andis Putinile valeinfot. Arva ära, mis juhtus. Ma arvan, et sama asi juhtus jälle, sest Putin ütleb, et see küla on Vene kontrolli all, kuigi tegelikult see nii ei olnud. Ja parim osa on Zelenski vastus, sest vaata, kuidas Zelenski sellele vastas. Zelenski ütleb, et kui Putin tõesti usub, et see küla on Vene kontrolli all, siis miks ta ei tuleks ise siia külla ja me võiksime kohe siin rahuläbirääkimisi pidada, et sõda lõpetada. See küla, mis on Vene kontrolli all. Ja tead mis? Putin ei võtnudki seda pakkumist vastu. Tegelikult vastas Kreml Zelenski vastusele, öeldes, et nüüd võib Zelenski tulla Moskvasse, kui ta tahab rahu üle läbi rääkida. Ja ma arvan, et te juba teate sellele vastust. Kas Zelenski läheb Moskvasse või mitte, sest just sellega me seda videot alustasimegi. Sellegipoolest ütleb see meile kõik selle kohta, kuidas see sõda Venemaa jaoks kulgeb.
Nüüd, lõpetuseks on meil taas eksklusiivne lõik ainult liikmetele mõeldud videost, kus Chuck Farr selgitab täpselt, mis rindel toimub. Nagu te teate, on täispikk video saadaval ainult liikmetele. Nii et kui tahad vaadata kogu sisu ja kõiki teisi liikmetele mõeldud videoid, saad liikmeks hakata kohe, vajutades allpool olevale liitu nupule või minnes lehele basicsinsider.com. Teie toetus aitab meid tõesti väga palju ja võimaldab meil jätkata sellise kajastusega nagu see. Suur tänu kõigile, kes on liitunud. Ja aitäh kõigile, kes vajutavad allpool meeldib ja telli nuppudele. Nüüd tuleb eelvaade. Vaadake järgi. See on viimane tankilahing ja siis me räägime eilsetest uudistest. Jah, siin on meil, ma usun, et see on video ühest Leopard tankist, mis võitleb 2 Vene soomusmasinate kolonniga. Nüüd teeb see mees siin klipi alguses midagi väga nutikat. Tal on siin valida 3 esimese sihtmärgi vahel. Ta ootab, kuni üks sihtmärk blokeerib ainsa väljapääsutee ja siis kõrvaldab selle. Nii et just seal on ta blokeerinud ainsa teise tee enda poole. Nii et ta on suunanud kõik teised sõidukid nii, et need peavad nüüd otse tema poole tulema. Nii et seal läks üks mööda, teisega ta ei eksinud. Nüüd see mees pöörab tanki külje vastase poole. Tema parim soomuskaitse on otse eest. Nüüd on ta pööranud haavatava külje vastase poole ja pauk, ta sai ta kätte. Vaata, mida ma nende meeste kohta ütlesin. Nad on ühte kitsasse koridori surutud. Nüüd pole neil enam väljapääsu. Neil pole kuhugi pöörata. Nagu me varemgi rääkisime, see ongi tee ületamine. Kui mõelda tähe tee peale, siis need mehed on see vertikaalne joon. Horisontaalset joont hoiab Leopard. Nii et kõik, mida ta tegema peab, ta ei pea isegi oma relva eriti liigutama. Lihtsalt muuda kõrgusnurka. Ta kavatseb esimese tanki välja võtta. Ta võttis maha 3., 4. ja 5. Ja kui need mehed üritavad põgeneda, laseb ta neil kõigil tagumikku. Nüüd hakkab laent põlema. Näed neid leeklambitaolisi leeke, mis luukidest välja tulevad? Ja. See ongi laeng, mis põleb torni sees. Seal on meie Leopard. Ta liigub edasi, tulistab ja vahetab kiiresti positsiooni. Näed, ta muudab pidevalt oma asukohta. Nüüd võitleb ta nende meestega paralleelsel teel. Jah, see on selle tanki suurepärane kasutamine. Ja jällele, sa ei taha ühe tankiga võidelda läheneva vaenlase kolonni vastu, eks? See nõudis oskusi, treeningut ja tõsist julgust. Eks, ja keegi teine ei toeta teda. See on eepiline. See on suurepärane selle relva käsitsemine. Suurepärane koostöö tema meeskonnaga, suurepärane koostöö droonidega, kes mitte ainult ei filminud kogu asja, vaid poetasid selle pihta ka korraliku laengu, et see YouTube'i panna. Lõpuks, kuidas uued raketilood töötavad ja kuidas see sõda mõjutab? Ründatada. Nii et Attackemsi tegelik laskeulatus on suurem, kui Wikipeediast paistab, aga nimetame selle praegu lihtsalt 300 kilomeetriks. Attackems I on endiselt üsna vähe. Neil ei ole neid palju. Need on Ukraina jaoks väga oluline relvasüsteem. Enamik Attackemse, mis Ukrainal on varustatud kobarlahingumuunadega. Selleks, et rünnata sihtmärke nagu Kertši sild ja sihtmärke Krimmis, mida Attackemsid on varem tabanud, vajavad nad tegelikult palju rohkem nendule ka ühtse lõhkepeaga rakette. See tähendab, et selle asemel, et rakett oleks täidetud teatud hulga kobarlahingumoonadega, on neil vaja suurt lõhkepead. Tegelikult kannab Attackems täpselt sama lõhkepead nagu Tomahawki mereväe ründerakett. Siin on hea uudis Ukraina jaoks. Ühtse lõhkepea loomine on palju lihtsam kui kobarlõhkepea loomine. Nii et lühikese ajaga saavad nad need suuremad lõhkepead peale panna. See ei saa olema sõda otsustav relv. See võimaldab Ukrainal rünnata sihtmärke, mis asuvad 300 kilomeetri kaugusel.
aga Ukraina on juba, sest Ameerika Ühendriigid ei anna neile näiteks pikema lennukaugusega T-lämme, Tomahawke, taktikalisi maa-sihtmärkide ründerakette. Ukraina on ise droonid teinud, eks. Kui Ukraina tahab tabada sihtmärki, mis asub 500 kilomeetri kaugusel rindejoonest, saadavad nad oma enda droonid Luna NG-d, teised droonid, mis neil on ja millel on vajalik lennukaugus. Aga see on hea asi, ma ei taha poliitiliseks minna, aga ülemjuhataja oleks võinud selle teha juba 1000 päeva tagasi. Ta otsustas selle nüüd teha ametist lahkudes. Vaata, ma ei ole demokraat, ma ei ole vabariiklane. Ma olen sõjaväelane, aga ma panen selle ülemjuhataja süükseks. See on asi. Mis Ukrainal oleks pidanud olema. Ja nüüd on neil see olemas. Parem hilja kui mitte kunagi. Vaatame, kuidas nad seda kasutama hakkavad. Nagu näete, on sellel masinal ka droonivastane võrekaitse, aga see siin sattus miini ohvriks. Ja need kutid ei ole. Need kutid ei saa sellest aru. Aga vaata, neil on ka vedanud. See asi sõitis miiniväljal miini otsa. See tüüp, kes saab ilmselt Darwini auhinna, uitab seal põllul ringi. Kui tal veab, siis ta ei pane tankitõrjemiini plahvatama, sest ta pole piisavalt raske. Aga sinna segatakse ka jalamäe miine. Aga siin on veel üks asi, mida sa näha võid. Sellel tankil pidi olema reaktiivsoomus peal. Ja sa näed seal täpselt, kus reaktiivsoomus pidi olema, see oli millegi muuga täidetud, eks. Tead, nad täitsid need ära. Lõhkeainega reaktiivsoomus on lõhkeaine tükk, mis kinnitatakse välisküljele. Ja kui tankitõrje rakett seda tabab, siis see plahvatab. See vähendab kumulatiivlaengu mõju. Lõhkeaine, mis selle pihta saadetakse, neutraliseeritakse vastu plahvatusega. Aga venelased, tead, Vene Acme Industries, kes müüb reaktiivsoomust, müüvad neile kummiblokke, mis on tehtud sulatatud rehvidest, eks. See ei ole lõhkeaine, see ei ole reaktiivne, see ei ole soomus. Aga näed, seal see ongi Venemaa sõjaväe põhiline pettus. Ja see ongi üks põhjusi, miks nad seda sõda ei võida. Tead, ma teen julge ennustuse. Järgmisel nädalal tõuseb nende kaotuste arv 2000 nii päevas. Nad teevadki seda. Ja kui sul on päevas 2000 kaotust, siis sa kaotad aastas umbes 700 000 inimest. See hõlmab hukkunuid, haavatuid, kadunuid ja vangi langenuid. Aga see ei ole jätkusuutlik. Lihtsalt ei ole. Samuti, kui suur see boonus on, see moodustab peaaegu 6% nende eelarvest. Boonused haavatud ja hukkunud sõduritele. Tead, kui sa paned end selle Vene boonuse nimel kirja, siis võid sama hästi registreeruda ka kõhunäärme vähi saamiseks, sest umbes nii kaua sa eladki. Lihtsalt tead, sellepärast nad pididki seda aina tõstma ja tõstma. On veel üks põhjus. Vaata, Putin pole uut suurt mobilisatsiooni korraldanud. Esimesel korral, kui ta mobiliseeris, sai ta 400 000 inimest ja veel 400 000 inimest lahkus riigist ega tulnud kunagi tagasi. Ja need olid leivateenijad, need olid sõjaväeealised mehed. Nii et ta on nüüd sellises olukorras, et kui ta teeb veel ühe mobilisatsiooni, võtab ta inimesed töölt ära, eks. Töölised, keda pole võimalik asendada. Lisaks on ta juba võtnud majandusest välja 700 000 leivateenijat. Nii et sa oled kas surnud või oled kaotanud jala ja käe. Ja me oleme isegi näinud Vene sõdureid, kes saadeti rindele tagasi, kuigi neil olid mõlemad jalad läinud. Miks sa teeksid nii? Eks ole, sest sul on nii meeleheitlikult mehi vaja. Et peale selle, et see on ebainimlik, isegi natsid ei saatnud meest ilma jalgadeta rindele tagasi. Nagu ma ütlesin, see kurjus on nagu tähesõdade mõõde. Kõike, mida sa impeeriumi puhul ette kujutad, teevad need tüübid iga päev. See on hullumeelne.